Londonis eraisikute korterite lühiajalise väljarentimisega tegelevates firmades tegutsevad eestlased ütlevad, et olümpia ajal on huvi nende pakutava teenuse vastu suur. Samas ei ole täide läinud klientide hirm ja majutusasutuste lootus, et kõik Londoni hotellid renditakse olümpia ajal välja 100% ja hind muutub mitmekordseks. Londonis tegutsevad Eesti mehed Rikko Mutik ja Risto Urb otsustasid olümpia ajal tiheda konkurentsiga majutusäris võistelda ja lõid veebilehe olympiclettings.com. Tegemist on lehega, mis on mõeldud põhiliselt eraisikutest kinnisvaraomanikele, kes soovivad korteri või maja olümpiajaks välja rentida ning majutust vajavatele spordimängu külastajatele. Mutiku sõnul on nende veebilehel reklaamitavate eluruumide hinnad umbes 3-kordsed, võrreldes tavaliste pikaajaliste korterirendi hindadega. Mida Stratfordi alale ligemale olümpiastaadionile, seda kõrgemad hinnad. Aga keskläbi, kui kuskil, ütleme, 2-toaline korter, siukse normaalse seisukorraga, siin on 1500 kuus, siis võib arvestada, et see on 4500 kuus kindlasti. Olympic Lettings on turul olnud 4 kuud ja Mutiku sõnul huvi veebilehe vastu aina kasvab. Sarnast eraisikute kinnisvara lühiajalist väljarentimist teenust on juba 2,5 aastat pakkunud One Fine Stay, kus teenuste divisiooni juhina teenib leiba eestlane Sten Saar. Olümpia on meie jaoks kõige kiirem aeg üldse. Ütleme nii, et me oleme iga kuu jõudsalt kasvanud, aga olümpia on kohe, ütleme, külaliste poole pealt 2,5 korda rohkem kiirem aeg, kui muidu tavalise läheb. Et suure tööhulgaga toime tulla, on Sten Saar ainuüksi enda meeskonda pidanud viimase 6 kuu jooksul juurde palkama 50 inimest. Siiski on One Fine Stay pakutavate korterite hinnad olümpia ajal samad nagu tavaliselt 120–800 naela ööinimese kohta. Olümpia ootusest tõstsid paljud Londoni hotellid oma hinnad 3-kordseks, mistõttu võrreldes eelmise aastaga kaotasid nad Guardiani andmetel 35% oma klientuurist ja on sunnitud täna oma hindu langetama. Kõik väga lootsid, et nad hakkavad nüüd suuri summasid sellest teenima ja kõik on hinnad lakke ajanud. On juba praegu neid näha tendentse, et hinnad lähevad nagu üpris tavalisele tasemele. Hinnamulli üheks tekkimise põhjuseks oli see, et Londoni olümpia korralduskomitee broneeris spordimängude ajaks 40 000 tuba, millest rohkem kui 1/5 tagastati hotellidele jaanuari lõpus.